Tere ilusat pühapäeva! Käes on 9. november, mis tähendab, et isadepäev. Ja meie selle aasta isadepäev on siuke väga jõululine. Hommikul ärkasime ülesse ja andsin lastele kingitused, nad andsin enda issile. Ja siis hakkasime sättima. Ma käisin õe juures meigis, mida mul praegu enam sõna otseses mõttes isegi mitte natukenegi normaalselt peal ei ole, sest ma olen vahepeal maganud ja lihtsalt koduseid toimetusi teinud peale pildistamist, et kõik meik on põhimõtteliselt maha kulunud. Aga jah, käisime mu sõbrannaga Tartus Karamel stuudios perepilte tegemas, jõuluperepilte. Et see oli väga tore. Ja siis ma käisin enda isa õnnitlemas ja siis tulimegi koju. Ja selle vlogiga ma tahaks proovida niimoodi, et ma teeks nädala vlogi, ehk siis tänasest pühapäevast kuni järgmise pühapäevani, et kuna ma nädala sees nii palju vlogida ei saa, aga november on meil täis väga palju tähtsaid üritusi, nagu näiteks siis on ju täna isadepäev ja järgmine laupäev on meil Milli sünnipäev, Milli saab 2-aastaseks, et siis meil on kohe laupäeval ka sünnipäevapidu. Ja ma mõtlesin, et oleks tore vlogida, et äkki prooviks sellest siis teha nädala vlogi, et ma üritan nädala sees ka vlogida, kuigi mul ei ole midagi nii väga, aga reedel lähme juba niikuinii sünnipäeva asju ostma ja samamoodi kaunistame kodu ära õhtul, kui lapsed magavad ja paneme kingitused valmis, et tegelikult oleks ju tore ja, eks näis, mis sellest saab. Tere, ilusat teisipäeva. Ma olen kodune ja mitte tööl, sest lapsed on jäänud haigeks, mis on nii kurb, sellepärast, et laupäeval on ju Milli sünnipäev ja siis on ka sünnipäevapidu, ehk siis ma loodan, et lapsed saavad selleks päevaks terveks, aga tundub küll, sest et me oleme ülipalju teinud auru, nina puhastanud ja nende kõige suurem probleem ongi see, et neil on nohu, ehk siis Milli puhul mulle tundub, et see aitab, sest et täna ta pole veel kordagi jooksnud ninast tatti ja Leo tundub ka siuke oki, et eile tal oli küll palavik, aga täna tal on nagu kõik üli hästi, ehk siis äkki nad jõuavad isegi lasteaeda ja äkki ma jõuan isegi tööle, eks näis, aga meil ongi olnud siukene rahulikud 2 päeva, mina tegelen nende nii-öelda siis paranemisega ja samas üritan kodu natuke kaunistada. Mitte, et mul seda küll väga teha oleks, et mul on mõned päkapikud ja mõned siuksed puidust dekoratsioonid või elemendid, eks ma nendega praegu üritan hakkama saada, aga mul on kindlalt midagi juurde vaja. Ja ma mõtlesin, et ma siis näitan, mis ma teinud olen, et ma olen ise nii jõululainel juba peale seda pühapäevast pildistamist, et ma ei oskagi muud moodi olla. Ja ma isegi vaikselt mõtlen juba veits vlogmassi peale, et kas teha seda või mitte. Et mul on nii kahetsed mõtted sellega. Aga eks näis, et tegelikult see on nii kaugel veel. Et eks näis, mis ma siis tulevikus, kui see aeg kätte jõuab, mis ma siis nagu mõtlenud olen. Aga ma näitan, mis ma siin natuke ära olen kaunistanud. Elutoas oli mul muidu siuke tühi nurk siin. Ja ma ostsin siin selle siukse tumbakese ja siis siia üles ma panin praegu niimoodi, et 2 päkapikku, siin on meie pilt ja siis mul on sulgedega siukese vaasike siin ja siis siia sisse läksid jõulutulukesed ja siis on üks puidust dekoratsioon ja see käib mul iga päev, see on nii mõnus playlist ja siis on mul üks väga must sügispadi seal, mida ma tahangi tegelikult täna pessu panna ja siia organiseerida hoopiski jõulupadja. Ja siis ma hetkel, nii kaua kuni mul kuuske ei ole, panin siis kõik enda päkapikud ja jõulumanakesed siia ja see nurk on nii mõnus. Ja siis sinna ma tahaks tegelikult panna kuuse ja selle lille tõsta siia. Ja kui kuus tuleb, et siis keegi nendest päkapikkudest või jõulumanadest läheb sinna nii-öelda kuuse alla,
aga minu meelest nii mõnus on siin praegu. Ja siis mul on siin ka ostetud siin seist siuke, ma ei teagi, dekoratsioon, ma ei tea, lillekesed või mis need iganes on. Ja samamoodi siin seist ostetud ka siukene linnak. Ma arvan, et see on linnak. Ja siis need pildid ma tahan välja vahetada. Seal ka tolle, no mitte välja vahetada, aga ma panen need kappi ja siis siia panen meie jõulupildid. Ehk siis ma arvan, see on üliarmas mõte. Ja praegu ongi kodu kuidagi nii mõnus, need jõulutuled annavad nii palju juurde ja minu meelest üli mõnna. Kolmapäeva hommik ja kuna kellelgi pole lastest palavik olnud, siis me tulime kodust välja ja tulime mu õele külla, et tema kuusakest kaunistada. Ja nii ilus kuus sai appi. Mul on lihtsalt nii õhker jõulutunne sees. Et see lihtsalt järjest süveneb. Ehk siis ma lihtsalt ei jõua ära oodata, kuni minu kuuski jõuab, et ma saaks ka selle koju üles panna. Ja seni kaua ma käin ja ma ei tea, aitan teisi. Võib-olla pakun oma emsile, et pangu ta ka kuusk ülesse ja siis ma lähen panen ise talle kuuse ülesse. Näid endale uued prillid, Leo või? Jaa. Näita. Saate emmet korraks. Samal ajal kui Leo siin mind ravib, siis ma mõtlesin, ma räägiksin natukene meie prillide teekonnast. Leo sai märtsis endale prillid, sellepärast et siin Elva vallas on nagu siuke kohustus lastel, et kui sa saad 3-aastaseks, sa pead minema silmakontrolli. Ja jaanuarist Leo sai 3, siis ma mõtlesin, et okei, et paneme aja, lähme, saime märtsisse. Ja läksime sinna ja tuli välja, et Leol on nägematus nii õhker, 8,5. Ehk siis me saime kohe prillid, aga nii väikestele vist alguses ei tohi kirjutada seda kõige suuremat kogust või seda kangust. Eks ta sai 4,5 ja pidime siis suve keskpaigas või suve lõpus, mida ma uuesti kontrollin, aga meil läks meelest ära. Ehk kui mul septembri alguses meelde tuli, siis ma kohe helistasin ja sain novembri alguses aja. Ja nüüd eelmine esmaspäev me saimegi siis silmakontrolli minna. Ehk siis, kas sa tahad siia tulla või? Saime silmakontrolli minna. Ehk siis see pidi Emme räägib korraks, Leo, on ja? Ja, ma söön selle ära. Ja nüüd mul on kõht täis. Igatahes me pidime... Ei, see on nuga. Las ma nüüd räägin korraks. Ja siis käisime eelmine ära ja tuli välja, et tal on veel hullemaks läinud. Ehk siis ta sai kangust juurde ja sai nüüd +6. Ja kui me läksime esmaspäeval siis nii-öelda vanadel prillidel, et lähme klaasi vahetama, tuli välja, et meil on odavam osta. Okei, sa võid korraks kuhata nendest. Et odavam on osta uhiuued prillid. Igatahes, meil on kergem osta, odavam osta uhiuued prillid, kui et hakata klaase vahetama. Ja seda me siis tegimegi. Ja vahepeal juhtus väike äpardus sellega, aga see selleks. Igatahes need olid vahepeal katki ja nüüd on jälle korras. Sest mõttes, et vedas meil, need oleks peaaegu läinud täis hävimisega, sest et Leol juhtus lasteaias õnnetus nendega. Aga need saadi tasuta ära painutada, mis on tore. Ja siis veebruaris on mõlemal lapsel silmakontroll. Et jah, siis vaadatakse Milli ka üle, et nüüd novembri alguses oli Milli ka kaasas, aga kuna ta nii väike, siis ta ei lasknud nii-öelda siis korralikult vaadata. Ehk siis tema puhul nii-öelda ei saa midagi teha, aga Leol ja Millil siis tuleb nüüd koos veebruari alguses uus silmaarsti aeg. Ja eks näis, mis siis saab, et kas on paremaks läinud või on vaja siis prillid veel kangemaks teha. Tere ilusat reedet, käes on juba reede. Täiesti hullumaja. Me ei ole nii ammu käinud mu vanemate aias lastega mängimas, ehk siis me mõtlesime, et täna on siuke ilus, mõnus päikseline ilm, ehk siis panime ennast kõik
soojalt riidesse ja tulime mängima natukeseks. Ja täna on nii kiire päev, sest et kodu on vaja täiesti ära koristada homseks sünnipäevaks. Mis sest, et nii-öelda sünnipäev ei toimu kodus. Aga ikkagi ma tunnen, et kodus oleks ka vaja teha suur puhastus, et homme hommikul oleks hea mõnus nii-öelda ärgata, kingitusi avada ja üleüldse, et kõik oleks nagu ilus ja puhas ja et ettevalmistusi oleks ka nagu homme hea teha, et ei oleks nagu nii-öelda ülimat suud nii-öelda stressi. Ehk siis mängime ära, lähme koju, üks hetk lähevad väikesed magama, sest et mu õde on ka täna minuga, ta aitab mind veits. Ja õhtul Kris läheb lastega enda vanemate juurde, et ma saaksin natuke veel vajadusel koristada. Et siis ongi vaja juba minna sünnipäeva asju ostma, nii-öelda toidukraami ja niimoodi. Ja. Ma käisin just poetiirudel ära ja ostsin väga suure kotitäie Milli homseks peoks asju. Kõigepealt ma mõtlesin, ma teen väikse hauli, et äkki kedagi huvitav. Nii, kõigepealt ma ostsin 8 minisõõrikut. See on lihtsalt selle jaoks, et hommikul oleks nii-öelda millega Millit üles äratada ja paneks küünla peale. Et ma ei näinud mõtet, et osta koju torti, sest meil on siin kõik väga erinevad nii-öelda tordisööjad. Et mina söön nagu kõiki torte, aga Kris samas sööb ainult meekooki. Ja lastele väga ei meeldi tort. Eks ma mõtlesin, et minisöörikud on nagu hommikuks siuke hea väike üllatus. Siis, see küll ei ole üldse sünnipäevaga seotud, aga ma leidsin Rimist 1 euroga sellised kotikesed, et kuhu saab näiteks mingeid kingitusi sisse panna, kui on midagi sellist väikest. Siis mul on siin mõned koduasjad ka, aga kõigepealt ma tahan teha siis 2 nii-öelda siukest tipivaagnat, kus on nagu juustud, vorstid, viinamarjad, no igast sellist asju. Ehk siis ma ostsin 2 tipikastet mõlema vaagna jaoks. Siis ostsin 2 pakki viinamarju, 2 pakki kirstomateid, siis 2 pakki soolaseid selliseid miniküpsiseid, nagu põhimõtteliselt nagu tukiküpsised. Aga edasi, siis ostsin, kuna ma Pepkost ostsin ära juba kuskil nädalake tagasi taldrikud, siis ma just võtsin koopist juurde sellised nunnud roosad topsikesed ja kahvlid igaks juhuks. Siis, kuna ma tellisin ju 300 minipannukat, siis ma ei võtnud sealt nagu neid väikeste topsidega nii-öelda kastmeid või asju kaasa, ehk siis ma ostsin 1 kondentspiima. Ja siis, kui ma seda nüüd üles leian, siis ma näitan, aga ja siis ostsin maasikamoosi ka, et nendega on nagu hea nagu valada, samas saab kinni panna kui pärast. Noh, et jääb üle, siis saad nagu ilusti koju ka nii-öelda tagasi vedada. Siis ma ostsin juustuväärne selle jaoks veel 2 pakki krabipulkasid, mingeid vorstikesi juustuga, siis veel juuste. Minu meelest ülihead juustud on need, nagu kogu aeg, kui mingi sünnipäeva viistus, tõenäoliselt ma alati ostan neid. Siis ostsin midagi, mõtlesin natuke nagu meesterahvaste peale ka. Ja ostsin 2 täissuitsuvorsti, mis ma kavatsen kõik nagu ära viilutada. Ja tegelikult ma mõtlesin, et tegelikult mõte, kas oleks olnud osta 1, aga ma võtsin igaks juhuks 2. Siis, mis lastele alati peale lähevad, on õllepunnid. Siis võtsin neid. Siis veel juustusid. Võib-olla sai natuke palju, aga võtsin Prie juustu. Ja siis võtsin, et mul endal kergem oleks siis neid miniporgandeid. Lihtsalt hakin ära ja siis viimaseks võtsin lihtsalt kurki ka, et siis on nagu, siis on natukene kõike, et on juustusid, on mingeid juurvilju, samas on ka viinamarju, siis
vorstikesi, et nii-öelda kõike on. Ehk siis see oligi kõik ja mul tuli väga suur kuidagi kurbus poes, sest et ma jätsin nagu nii viimasele minutile, kui vähegi saab jätta Milli tordi teema. Ehk siis ma unustasin selle ära tellida. Ja samas ma ei olnud kindel ka, et mida ma täpselt tahtsin või tahan või nagu, ehk siis see läks mul täiesti meelest ära. Nii et selle aasta sünnipäev ja nii-öelda see tordi söömine toimus lihtsalt niimoodi, et ma homme hommikul lähen vaatan poest mingi ilusa tordikese. Ma mõtlesin küll alguses, et tehagi ise küpsise torti, aga samas ma olen terve päev lihtsalt hommikust õhtuni non-stop koristanud. Isegi, et nagu inimesed siia ju ei tule, aga ikkagi, kuna mul tuleb sõbranna nii-öelda ka siia Millit õnnitlema ja ta aitab mul vaagneid teha, siis ma just nagu kuidagi tahtsin, et kodu oleks korras ja et kõigil oleks mõnus ja ma ei tea, kus ma oma mõtte tahtsin jääda. Ehk siis, kui mul midagi pooleli jäi, siis ma väga vabandan, aga mul ei tule meelde, miks ma seda praegu rääkisin. Vot, aga nüüd ma panen need asjad külma ära ja hakkan õhupalle puhkuma. Ja siis mul on vaja Milli kingitus kokku panna või äkki teeb seda Kris. Ma ei tea, eks näis, vaatame jooksvalt. Ma lisasin ära iMovie'sse enda klipid, mida ma tahan siis hiljem editma, nii-öelda monteerima hakata. Ja ma hakkasin täitsa naerma selle eelmise klipi peale. Ehk siis, mida ma seal öelda tahtsin, on see, et muidu ma oleks teinud ise küpsise torti. Aga kuna ma olen terve päev koristanud ja ma olen lihtsalt nii õhtal omadega, siis mul ei ole selle jaoks jõudu. Mul tõesti ei ole selle jaoks jõudu. Vot see oli see, mis ma tahtsin öelda. Vot, lähme nüüd edasi. Meil on käes laupäeva lõuna, auto huugab, sest kõik on jääs ja nagu ikka, siis viimasel hetkel on mingid asjad täiesti ära ununenud, ehk siis mul on üks kiire poetiir, siis ma käin oma ema juurest läbi, võtan kandikud, et ma saaks teha juustuvaagnad ja siis koju tagasi ja hakkamegi asju valmistama. Palju õnne, kallis Milli, palju õnne sulle. Ma mõtlesin, et ma tulen ja teen väikse kokkuvõtte, kuidas meie sünnipäev läks, enne kui ma selle vlogi otsad kokku tõmban. Ja ausalt mul isegi ei ole mitte sõnu, sellepärast, et see sünnipäev oli nii ilus ja nii naeru ja lõbu täis. Alustades sellest, et kõik toidud, mis ma siis tegin, näiteks vaagnade asjad ja kõik minipannukad, mis ma tellisin, need söödi kõik ära. Kõik oli nii, ma ei tea isegi, mul ei ole sõnu, sest kõik oli nii tore ja kõik oli nii hästi ja nii stressivaba ja mina sain pidu nautida, sest alati niimoodi, et kuidagi emad jooksevad ainult ringi ja teevad ja tegelevad ja sätivad laudasid ja mis iganes, aga eile oli teistmoodi. Abi oli igas suunas ja kõik aitasid ja kõik tegelesid ja lapsed mängisid nii armsalt
ma vaatasin enne neid eilseid klippe järgi, sest ma lasin oma õel teha klippe, et ma saaksin siia ka midagi jagada. Ja mul lihtsalt nägu naeris peas, et nagu see kõik oli nii tore ja no tõesti nii palju rahvast tuli ikkagi kohale. Ja see oli nii vahva vaadata, kuidas lapsed lihtsalt mängisid, hullasid. Nagu kogu see pidu läks nii hästi asja ette. Ja see tuli veel parem välja, kui ma üldse oleks osanud loota või oodata. Et see oli tõesti nii tore pidu. Ja isegi, et kõik põhimõtteliselt lapsed on haiged, siis ja samamoodi ka ju Milli, et eks ma natuke ikka midagi kartsin, et pärast on jonnakas või no mis iganes. Kui sihukest asja ei olnud seal ja täna lihtsalt kõigil täiesti vässu olla. Me magasime 8:30 kõik, mis on muidugi mõnus, väga mõnus. Sihukest pikka hommikut nii-öelda magades meil ei ole ammu olnud ja kõik on lihtsalt nii hästi ja tore ja ma olen nii õnnelik, et meil on nii vahvad ja armsad pere ja sõbrad ja mu süda on lihtsalt nagu nii tänutunnet täis ja ega mul ei olegi ausalt rohkem mitte midagi öelda, lihtsalt kõik oli nii perfektne ja ma arvan, et sihukese noodiga võikski selle vlogi ära lõpetada. Ma loodan, et sulle meeldis ja nagu ikka näeme järgmises videos. Tšau!